Tere tulemast võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Jätkame siis oma eesmärkide teemal, et kuidas siis oma seatud eesmärke kinnitada. Eelmises videos rääkisime sellest, kuidas seada eesmärke 90 päeva kaupa, kuidas tükeldada neid eesmärke kuudeks ja nädalateks. Tähendab, mõte on selles, et kui võtta kvartal ja järgida seda, siis see on väga võimas töövahend, kuidas jõuda oma eesmärkidele lähemale, kuidas järgida neid ja teha seda mõistliku aja jooksul. Selles videos räägime väga tugevast vahendist ehk siis sellest, kuidas kinnitada oma eesmärk ja kuidas see sinu silmis saavutaks veel suurema tähenduse. Tegelikult on kõik lihtne. Tee oma eesmärk avalikuks. Räägi sellest näiteks oma meeskonnaliikmetele, räägi sellest oma tuttavatele, räägi sellest kõigile, kes peaksid sellest teadma ja kelle silmis sa tahaksid et sa täidad selle eesmärgi ära, et sa ei söö oma sõnu ja et sa näitad, et ma saan sellega hakkama. Sa võid rääkida sellest eesmärgist näiteks oma meeskonnas liidritele, inimestele, keda sa väga austad, keda sa soovid, et nemad sind austaksid. Minul on selline eesmärk, ma tahan selle ära teha. Mu eesmärk on see ja ma luban sulle, et ma teen selle ära näiteks. Nüüd sa võid selle eesmärgi meeldetuletuseks panna endale koju peegli peale, mobiiltelefoniks, arvuti taustapildiks, autosse armatuuri peale, igasse kohta, et sa kogu aeg näeksid, siin on minu eesmärk. Selle ma pean saavutama. Ja mõte on selles, et kui sa annad lubaduse lisaks ka endale, siis ka teistele, sa oled selle julgelt välja öelnud, siis tegelikult see aitab kaasa sul selle eesmärgi saavutamisel. Ja kui sa oled sellest kõigile rääkinud ja sa ei hoia seda eesmärki endale, siis on mõte see, et sul kaoks igasugused põgenemisteed. Et okei, et ma ei täitnud, ei ole midagi, nagunii keegi ei tea sellest või et ainult mina tean sellest. Et mõte on see, et sa haaraksid ka oma aju sellega kaasa, et ma tean, et ma olen sellest tema rääkinud. Ja see tunne, mis sul oli, kui sa sellest oma eesmärgist rääkisid, et kui see tunne ära kaob, siis kui sa oled kõigile rääkinud, siis nemad tuletavad sulle seda ikkagi meelde. Ja kuna nagunii tulevad segavad tegurid sinu teele ja mis iganes võib juhtuda, siis kui sa oled selle eesmärgi teistele edasi öelnud, siis sa järgid seda eesmärki ja need segavad tegurid muutuvad nähtamatuks. Kui sa ei jaga seda eesmärki rahvaga, siis need segavad tegurid võivad osutuda teinekord hästi tugevateks ja takistada sind siis selle eesmärgini jõudmisel. Ja üks hea võimalus lisaks sellele, et sa teavitad kõiki sellest, mida sa tahad siis saavutada, mis on sinu eesmärk, võid sa ka panna endale sellise väikse karistuse. Mingisuguse asja, mida sa ei taha teha. Mis iganes see sinu jaoks on. See paneb sind veelgi rohkem tegutsema. Iga inimese jaoks on midagi. Mõni inimene ütleb, et ma ei tee terve kuu suitsu. Mõni inimene ütleb, et ma ei pruugi terve kuu alkoholi. Mõni inimene ütleb, et näiteks oletame, et ta ei söö liha. Sööb näiteks nädal aega liha. Mõni inimene, mis ta võib veel teha? Ta näiteks ütleme, et ei söö juurikat. Sööb taimetoitu ainult. Mõni inimene annetab näiteks, valimised on tulemas. Väga hea, annetab iga kuu 200 eurot sellele parteile, keda tegelikult ei anneta. Mida iganes see on. Midagi sellist, mida sa ei taha teha. Ja siis ei taha teha.
räägid sellest kõigile ja täidad oma lubadust. See on väga tugev faktor, miks sa peaksid oma eesmärgini jõudma. Miks sa peaksid seda järgima, miks sa peaksid, mis iganes juhtub, selle ära tegema. See hoiab sind rajal, uskuge mind, väga hästi. Ja sa imestad, kui pingsalt sa järgid oma eesmärgi, kuidas seda saavutad. Või ütled sõpradele või oma meeskonnakaaslastele, et terve laupäevane õhtu minu kulul. Näiteks. Mis iganes. Usu, sõbrad tuletavad sulle meelde. Millal laupäev tuleb, millal välja lähme. Et mis erakond on, keda sa tahtsid toetada? Kuule, ma käisin vaatamas, päris head lihad on netis, et ma leidsin hea liharestorani sulle. Mis iganes. Et see aitab sind edasi ja usu, sõbrad aitavad kaasa, et sulle meelde tuletada, mis oli see, mida sa pead tegema siis, kui sa oma eesmärgini ei jõua. Ehk siis, kui sa tõesti soovid jõuda oma eesmärgini järgmise 90 päeva jooksul, siis tee oma eesmärk ja ka tagajärg avalikuks. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest et meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Aitäh!